Tuliring 96. Üle 100 kaardisõitja on nõutamas Eesti meistrivõistluste punkte. Tuliring 96 on üks tore võistlus, mis on Eesti kaardispordi kalendrit kindlasti täiustunud uue nimega, kuigi toimub samas ka Eesti meistrivõistluste ja ETV karikavõistluste etapp. Aga eks iga asi peab saama kuskilt alguse, kuskilt peab säde lõkkele puhutama. Mis siis praegu on see profülaktika või on tõesti midagi juhtunud? Praegu on hädatapmine. Profülaktikaks on teda paha nimetada, ta on ellujäämise profülaktikaks. Ja kas selle küünlanahka on siin läks nüüd kogu eelvõistlus või? Selle küünlanahka läks kontrollstart ja tegelikult ka eelvõistlus, sest ta oli altmärg. Küünal on mõtled. Ja nüüd on siis stardikoht on selline, millega on juba raske head kohta loota või? Teiste ebaõnn on tihtipeale esimeste õnn ja õnnestus platseeruda 3. kohal, mis on päris hea finaalsõiduks. Mis sa arvad üldse, Raivo, sellest võistlusest siin lauluväljakul? Siin ju poisid sõidavad esimest korda. Mida see nüüd poiste jaoks kõjutab? Mis nad sulle räägivad, kui rajalt tulevad? Poisid räägivad papadele, ma arvan, sõltuvalt vanusest. Väikstel poistel on peaaegu kogu aeg vahva. Nii peaaegu asi meeldib, nii on kogu aeg vahva ja kui midagi teed paremaks, siis öeldakse, et läheb paremaks, aga halb ei ole kunagi. Aga ma arvan, et Tallinna linnas on selline asi väga vahva ja olles ise kunagi olnud lauluväljaku asedirektor, ma rõõmuga näen seda üritust täna siin. Vaata, kui tore kokku sattumus siis. Täpselt nii on. Sa oled ise kunagi ka kaardiroolis teinud sellise oma esimese nooruse läbi, et kas kisuks vahel tagasi? Kogu aeg kisub, aga praegu ei mahu kaugemale, kui ainult näpud mootorisse panema. Rool on väike ja iste ammugi.
Mikro on siis kõige väiksem klass ja 12 ringi tuli läbida 10 võistlejal. Esikoha sai lõpuks Karl Kruusmägi, teise koha Tauri Saupõld ja kolmanda Siim Karu. No tähendab seda, et see küüna läks ikka õigesse kohta, mis ennem sõitu sai paika pandud. Jaa, see sai kõigi vahenditega keeratud nii kõvasti sisse ja kinni liimitud, et see vist tuleb sealt välja puurida, aga see pidas ja see aitas. Siim, sul oli siin üks hea võimalus ka, kus sa tahtsid poistele nüüd ära teha. Mis siis juhtus? Kas lõid korraks kõhklema või? Ma ei tea, ma hakkasin vist kartma veidikene seal, kui mul oli Tauri Saupõld eespool. See, et me siin olime kolmandad, on umbes sama hea õppetund, nagu oli eelmine võistlus Raplas, kus võib-olla esimese sõidu järgne pikalt eest ära sõit oleks andnud vähem kogemusi kui tõsine töö ja teine või kolmas koht. Ja see on ainus asi, millest meil praegu puudu on see 1 sentimeetri kaugusel sõitmine. Ja see, nagu vanasti öeldi, et kardis võidab see, kes suudab suuremal kiirusel väiksemal maal sõita. Võib-olla veidikene selle sõidu ideest ja mõttest, miks see üldse jõudis siia lauluväljakule? See on ka seotud alati sellise suure ürituse organiseerimine väga suure riskiga ja siis ma leidsin ka endale väga hea kompanjooni abimehe ja ütleme, me oleme päris Budasoola peaaegu koos Urmas Nikolaiga ära söönud ja et kui kaotada, siis koos kaotada on kindlasti palju lihtsam kui üksinda ja oleme teinud selle ürituse kahekesi. Eelmine aasta tuli idee korraldada nendele uutele ilusatele kartidele üks korralik võistlus. Siis oli aega vähe, kogemusi vähe ja võib-olla päev ei olnud ka kõige parem, aga see oli eelmine aasta, kui te mäletate, emadepäeva kart. Jürit oli võistluse idee, mult tuli nime idee. See aasta tahtsime seda sama võistlust siin korrata, emadepäev oli kinni ja tõime ta nädalaks ajaks ettepoole. Ja nii nagu Jüri ütleski, meie eesmärk on näidata rahvale, et peale romutamise ja pori on olemas ka ilusad, säravad, läikivad autod, on olemas väiksed poisid, kes on täis tahtmist kiiremini ja kiiremini edasi jõuda. Ja ma usun, et Eesti autosport ei jõua mitte kuhugile enne, kui need samad väiksed poisid siit, kes praegu on 10, 12, 13 aastased, ei ole saanud nii vanaks, et nad suudaksid autorooli hoida. Eestis on esimene rada, mis ei ole munitsipaalomanduses, on Tabasalu kardirada, mis on välja renditud päris pikaks ajaks kardisportlastele. Selle samal Tabasalu rajal on üks võistlus toimunud. Oli ta hea või halb? Seda ei oska mina nüüd öelda. Seal vajab rajakate uuendamist, seal on päris suuri investeeringuid vaja teha, aga päris kindlasti on see rada järgmiseks hooajaks korras.
kõige rohkem osavõtjaid 18 oli raketklassis, tuli teha 17 ringi ja lõpuks tuli veel kerge vihki peale ja kõigepealt võitjale palju õnne. Marko Asmer oli siis võitjamees ja olid juba nii-öelda ette selle sõidu soosik. Palun kommenteeri ise sõitu algusest peale, kuidas sul klappis ja mis sul juhtus ka midagi? Ei, tähendab, rada oli väga auklik ja aeglane ja noh. Sul probleeme ei olnud, paistab, jah? Ei, no ei olnud, jah. Oskad sa mulle teise rajaga võrrelda, kus sa tahaksid rohkem sõita, kas siin Lauluväljakul näiteks või kus eelmine etapp oli Raplas? Rohkem Raplas, seal on ikka päris rada ja siin on nagu kummidest ja ohtlikum. Kas sa üldse võib öelda sinu kohta, keda sa kartsid enam sõitu, kes sul kõige ohtlikum konkurent oli? Klaar. No nii, veel kord palju õnne sulle. Aitäh. Nii Toivo Asmer Kaardiliidu presidendina loomulikult hea meel kogu üritus üle ja eelkõige sellega, et Marko tuli oma ülesandega toime. Loomulikult, kui Kaardispordiliidu presidendina ma pean ütlema, et väga tore, et selline üritus korraldati Lauluväljakul, et Tallinna inimene ka näeb karti ja loomulikult teisest küljest väga hea meel, et Marko võitis, sest Rapla etapp läks tal seal kokkupõrke tõttu just aia taha, mitte oma süü tõttu ja sellepärast see võit on eriti tähtis, et vabariigi meistrivõistluste etapp ja samas ka ETV karikavõistluste etapp. Et väga tubli saavutus. Ma kartsin kõige rohkem, et kui vihm tuleb, et sellise kummide vahele üles seatud rada, see oli ikka ääretult ohtlik ja rada ei olnud ka mitte kõige puhtam, seda ei olnud lihtsalt võimalik teha siin selle ühe päevaga. Ja ma arvasin, et kui vihm tuleb, et poisid hakkavad ridamisi katkestama, et sõidavad kummidesse. No õnneks tundub, et poistel on kogemus olemas praktiliselt vihma tõttu, mis viimased, ütleme, 3-4 ringi juba päris hakkas kõvasti tulema, ei juhtunud midagi. Ja teine asi, nagu ikka noored poisid, oht on alati stardist, et kõikide närvid peaks selle esimese ringi, siis teise ringi ka, siis juba sõit läheb. Et nii poisid lähevad käima juba normaalselt. Kõige rohkem on alati hirm just selles, et saaks normaalselt alustada. Ja kui nüüd teiste klasside kohta ka veel ülevaade teha Kaardiliidu poolt vaadatuna? No üldiselt oleks võinud osavõtjad veel rohkem olla. Paljud pelgasid siia tulekut, arvasid, et selline kummide vahel sõit ja võib-olla rikub masin ära. Minu arvates tänane võistluspäev on juba näidanud senini, et see hirm oli asjata. Teisalt need klassid, mis nüüd praegu tuleb, kadett on, nagu me teame, mitte eriti populaarne enam, kui nüüd siis järgmine ühendklass, kus on ICA Junior, Vormel A ja Intercontinental C ühisklass, see tuleb nüüd ääretult äge ikka, sest rada on praegu märjad ka veel ja see sõit tuleb kindlasti ääretult huvitav, sest poisid on seda kogemustega. Ja nüüd pannakse vihmakummid alla? Nüüd vihmakummid alla ja tuleb üks väga tõsine sõit. Ja Armo Nikolal juhtus selline lugu, et alustasid pärast ajasõitu 4. kohalt ja mis siis nüüd siin selles eelringis juhtus? Selles järsus kurilisus seal taga nurga peal läksid rattal plokki, seal on niisugused hüpekad ja siis läksid nagu otse välja, kuna kurvi enam ei pööranud. Muru pealt üritasin rajale tagasi saada, aga mootor suri välja. Ja kõrvalist abi seal enam kasutada ei tohi? Ei tohi. Ise oleks võinud käima küll lükata, aga kart oli esiteks rajalt kaugel, keegi seda rajale vedada ei tohi. Ja teiseks oli üles mäge ja ma ei jõudnud seda käima lükata ise.
Meie kaardispordi eelmisest põlvkonnast on praegu ainsana käsile veel klass kadett, teised on kõik uuemad, moodsamad kaardid. Püütakse tehnilisi tingimusi viia just sinna klassi, kus kogu Euroopa on läinud, aga ilmselt on siiski kadettklass vajalik ja me oleme praegu siis võitjamehe Priit Pööbeli kasseti juures ja kes siis muu kui isa on siin kõige rohkem vaeva näinud. Kõigepealt veidi sellest kadettklassist ja tema vajalikkusest. No vajalikkus tal ikkagi vist on ja et noored kui alustavad esimene aasta, siis nagu Priitki alustas, see oleneb rahakotist ja ka esimesel aastal nagu ei tahakski palju panna raha alla nüüd kallitele masinatele. On võimalik ka selle vana Vene masinaga ühtedest teha, vähe muuta teda, vähe paremaks teha. On tehnilised tingimused läinud vabamaks nii kummide osas, mootori osas ja ka raami osas. Tõsi muidugi, et peab ühteteist siia ka Läänemaist juurde ostma ja tegema, aga minu meelest on see pisiasi. Need Vene raamid on kokku pandud, tõsi, kuidas juhtub ja et saada hästi karti jooksma, selleks tuleb ühteteist teha reguleeritavaks. Nimelt külgkallete suhtes, et teel püsivus oleks parem kurvides, on võimalik teda, peab olema ta reguleeritav ja ainukeseks mooduseks ongi siis, nagu ütleme, see GP variant. See nüüd tagab selle, et rattad on igatpidi diagonaalis paralleelsed, esikaldtelgi mõlemil rattal on võimalik eraldi reguleerida ja üks tulemused räägivad siis oma eest. Ja päeva viimane oli siis nii-öelda ühendklass, kus sõitsid koos vormel Super A, ICA Junior ja interkontinentaalklass ja absoluutvõitja ja
ülekaalukas võitja oli siis vormel super A-klassi sõitnud Meelis Kingu, nii et Meelis, kõigepealt palju õnne. Nii, aitäh. Kas oli aega selja taha vaadata või tundsid ennast libedale rajale vaatamata kindlalt? Ei, eks ikka oli selja taha, vaatasin ka natukene ja ikka vaatasin põhikonkurente, Sepat ja siis Korsi ja teisi. Kui tuleb selline looduses tihja ja ennem starti, mis siis jõuab veel selle kardilusi ümber sättida? No siin on päris palju ümber sättida. Üks kummid ära vahetada, just vahedetailid ära võtta siin ja mis muudavad seda raami jäikust siin. Et vihmase ilmaga peab olema nagu vedelem nagu see raam. Ja siis kuivaga just jäigem. Ma tean, et osa poisse kardab, kui tuleb vihm, kuidas sinuga on? No ma enne ütlesin, et ma ei karda. Ei ole hea sellist asja. No räägi see põhjus ära, miks sa ei karda vihmast rada? No ma ei tea, võib-olla mõtlen selle pärast, et ma kunagi alustasin sellise vihmase ilmaga sõites, ma ei tea, iga asjaga nagu harjud. Sul hakkab nüüd keskkool juba läbi saama, oled kardis päris staažikas noormes, mis plaane pead edaspidi? No spordi poolelt ikka jätkan ja õppimise poolest tahan Tallinna Tehnikaülikooli saada. Kui nüüd need väiksed poisid, kes siin ümber kuulavad seda intervjuud ja mõni tuleb küsima, et kuidas ja mis klassis peaks alustama seda kardisporti, mis sa neile soovitaksid? Masinaklassist? No oleneb, kui vana see inimene on. Mingi mikrost, kui on hästi väike loomulikult. Millal peaks alustama sinu arvates? No noorelt. Mida nooremalt, seda parem. Millal sa ise hakkasid? Ise ma olin 7-aastane, kui hakkasin seal Norma kardiklubis käima. Ühtlasi tahan koduklubiga olnud. Nüüd see aasta sõidan Asper Elsterdiga. Nii et Norma kardiklubi on ajast aega sellised tippsõitjad tootnud. Kunagi tuli praegune rallitäht Aleksander Käo liidu noorte meistriks, siis tuli Rain Pilve ja nüüd tuleb Meelis Kingu. Nendega ma saan päris hästi läbi ja eks ta nii ole hea. Ja Norma on pidevalt toetanud mind ja koostöö on hea nendega. Nii et tuleval nädalavahetusel vaatama, kuidas läheb Käo Sässil rallirajal. No seda ma vaatan, jah. Veel kord, palju õnne sulle ja aitäh hea sõidu eest. Aitäh. Tänaseks kõik. Aitäh vaatamast ja kohtumiseni rallirajal. EK rallist teeme ülevaate erisaadetes reedel kell 10 ja laupäeval kell 9:30 õhtul. Seniks kõike head.